Pärandtaimed, nende tähendus ja tähtsus. Meie vanades aedades leiame aianduspärandid. Ajaloolised aiand on näiteks mitmete vanade hoonete juures, nagu mõisad. Aga leiame need ka vanade talumajade juures või niisama maamajade juures. Need on ajaloolised aiataimed, neid kutsutakse ka pärandtaimedeks, mainitakse ka selline sõna nagu maasordid. Aia ja taimedega on seotud teadmised, oskused, tavad ja mälestused. Pärandtaimed inglise keeles räägitakse heirloom plants ja heritage plantsist, saksa keeles die alte sorten, soome keeles maatiaiskasvid ja rootsi keeles kultuursorter. Need on eelkõige toidu- ja tarbetaimed, aga nende juures leiame ka ravimtaimed, erinevad taimed, mida on kasvatatud näiteks värvimiseks või putukate tõrjumiseks. Vanad aiataimete sortid on sellised, mida tänapäeva suurtootmises enam ei kasvatata ega paljundada. Ja nad ei pea tingimata olema kohalikud taimed. Vanuseks on kokku lepitud, et need on tuntud ja kasvatatud enne 1950. Samas leiame väga palju vanaaegset sordid, maasordid, mida võib-olla ei ole tuntud, mida lihtsalt on kasvatatud maal teatud kohas ja võib-olla ka ainult teatud aias. Ameerika Ühendriikides kirjeldati 1906 9000 õunasorti, aga aastal 1980 ainult 600. Pärandtaimete peamiseks ja tähtsamaks tunnuseks on, et ta on seemnest või muu materjalist paljundatav. Nad on avatud tolmeldajad. Inglise keeles räägitakse open pollinated. Pärandtaimedel on oma ajalugu. Tihti, kui räägime inimestega nende aedadest ja nende taimedest, siis nad oskavadki rääkida taimede ajalugu kohta nii mõndagi. Samas leiame ka väga palju kohti, mis on hüljatud, tühjad, näiteks põldude keskel olevad põllusaared, kunagised talud ja seal ei ole enam inimesi, kes oskavad rääkida taimede ajalugu. On mõned visad taimed, mis on saanud hakkama rohkem kui 50 aastat omaette. Puud, erinevad marjapöösad, aga ka mõned näiteks kevadised varakud öitsevad aiataimed. Mis on siis pärandtaimete eelised? Need on üldiselt kerged kasvatada, nad on vastupidavad ja vähenõudlikud. Mitmetel maasortitel on parem maitse, aroom ja tekstuur, neil on mitmekesisem värv ja kuju. Ja puudused võivad olla, et nad võivad olla vastuvõtlikud haigustele ja kahjuritele. Nad võivad olla vähem saagikad, nad võivad olla vähem dekoratiivsed selle tõttu, et öis on väiksem, näiteks ilutaimedel. Võib olla ka raskusi nende kasvatamisega ja loomulikult maitse üle ei vaielda. Miks siis pärandtaimi kasvatatakse? Mitmete puhul on emotsionaalsed põhjused. Nad seostavad
mingi mälestuse või mingi inimusega. Näiteks Jorjanid olid minu vanaema lemmiklilled, kasvatan neid tema mälestuseks. Või flokside lõhn toob meelde ikka vanavanaema. Koos taimedega kaovad ära ka teatud teadmised ja oskused. Muutub meie aiandus, toidu ja kodukultuur ja muutuvad ka maastikud ja nii kaob ka mingi osa sellest kultuurimälestusest. Mitmed maasortid kasvatakse teatud viisi ja see, kuidas neid kasvatakse või kuidas neid kasutatakse või näiteks millega asjadega koos neid süüakse, see on kõik osa meie kultuurimälestusest. Näiteks mädarõigas enam nii väga palju ei kasutata kui näiteks 30-40 aastat tagasi. Ikkagi leiame mädarõigas tihti aedades ja ta on vastupidav ja pika eaga taim ja näiteks see on üks väga hea näidis ühest taimest, millega seotud oskused võib väga kiiresti kaduda. Sortide arv, nagu nägime siin varem õunade puhul Ameerika Ühendriikides, on kahanenud väga palju. Paremat kätt on üks pilt, kus on näha, kuidas 80 aasta jooksul on kahanenud erinevate sortide arv. Räägitakse, et 75% meie põllumajandustaimete sortides on kadunud ainult viimase sajandi jooksul. See on siis osa meie elurikkust. FAO neil on eraldi programmid geneetilisest mitmekesisusest ja tehakse palju tööd, et vähendada selle kadu. Pärandtaimed on ka meie geenide varaait, sellest leiame uued materjalid näiteks muutuvas kliimas, et võime aretada uued sordid, mis oleks vastupidavad ka täna. Nende geneetiline mitmekesisus on tihti väga suur, mis annab nagu kindlus toota ja anda saaki ka väga vahelduvates geograafilistest kohtadest, kui ilmastik muutub. Mida võime siis teha? On olemas siis erinevad rahvusvahelised raamdokumendid ja ka meil siin Eestis on neid alla kirjutatud ja ratifitseeritud. Nende põhjal on näiteks meil olemas Eesti geneetiliste ressursside kogumise, säilitamise ja uurimise programm ja need on olnud juba mitmed aastad ja selle raames teevad ka erinevad asutused meie juures tööd. Igaüks saab oma aias ringi vaadata, rääkida inimestega, rääkida taimetest, küsida nende päritolu kohta ja ka küsida, kuidas neid kasutati ja hooldati ja kasvatati vanasti. Ja see, mis on peetud väärtuslikuks, tuleb hoida ja tuleb nagu teadvustada endale, et iga põõsas seal aias võib-olla ei ole juhuslikult seal, vaid seal on kunagi olnud mingi põhjus, miks seda on aeda toodud.